Austatud linnafoorumil osalejad, teil on harukordne võimalus. Harukordne võimalus osaleda mitte näiteks ühe hoone planeerimisel, vaid tegelikult tuleviku linna planeerimisel. Ma väga tänan Tallinna Sadamat, kes on võtnud seda oma ala arendamist just nimelt sellisena, et see oleks tulevikus kõigile külastajatele, kõigile linnaelanikele mitte ainult selline koht, kus sai nii-öelda üks hoone püsti pandud ja see maha müüdud, vaid just nimelt selline koht, kus oleks tulevikus hea olla, kuhu tulevikus tahaks tulla mitte ainult nii-öelda läbides punktist A punkti B, vaid kuhu tuleks ja tahaks jääda. Selleks aga on kahtlemata vajalik teie igaühe panus, kahtlemata on vaja uusi ideid ja olemasolevaid kogemusi selleks, et see linnaruum oleks just selline, kuhu tahaks tulla, kuhu tahaks pikemaks jääda. Tallinn on viimastel aastatel avanud end merele. Mida see tähendab? Eeskätt tähendab see seda, et terve hulk maid oli mere ääres varasemalt kas siis tööstuse või sadama või muul moel piiratud. See on ajalooline kogemus, see on ajalooline pärand mõnes mõttes ja meil on hea meel, et täna tegelikult me oleme jõudnud oma majandusega, oma arenguga sellesse staadiumisse, kus need alad tagastatakse linlastele, kus need alad saavad uue nägemuse, uue hoo, olgu selleks siis Vanasadam või tulevikus näiteks Bekkeri või terve rida uusi arendusi, mis on viimasel aastatel just nimelt mere ääres. See on kahtlemata oluline samm, et Tallinnast saaks ükskord tõesti mitte linn mere ääres, vaid merelinn. See avab uued võimalused ja uued nägemused ja tegelikult toob kaasa selle, mida varasemalt, mis oli varasemalt orgaaniliselt Tallinna elanike nii-öelda osa ja mida vahepeal kuidagimoodi piirati või mida vahepeal ei saanud nii-öelda katsuda. Kui aga vaadata Vanasadama ala, siis kindlasti on see ühelt poolt Vanasadam oma traditsioonidega ja laevad siit kuskile niipea ei kao, kuid teiselt poolt on see täiesti uus ja innovaatiline piirkond. Uus ja innovaatiline kasv juba selle poolest, et siia tekib reiditee, millel esimest korda Tallinnas katsetatakse iseõppivaid foorilahendusi või ilmastikujaamasid või terve rida muid asju, mida esmakordselt katsetatakse just siin ja mida tegelikult hiljem võetakse Tallinna teiste piirkondade ja arenduste ja plaanidega üle. Nii et teil on võimalus siia samuti panustada. Teil on võimalus panustada sellesse avaliku ruumi kujunemisse, võib-olla sellesse promenaadialasse. Minu viimane kogemus näiteks Kopenhaagenist täiesti üllataval kombel tõi välja selle, et nemad tegid näiteks ühe vea, et tegid peegeldava klaasiga hooned, mille tõttu puudus kommunikatsioon sise- ja välisruumide vahel ja seetõttu üks osa näiteks nende linnaruumist ei tööta nii hästi. Teisel kohal olid näiteks mingid väiksed asjad, batuudid, mis olid pandud keset promenaadi ja mis tagas selle, et inimesed tulid sinna, olid seal pidevalt. Selliseid väikseid või suuremaid ideid kindlasti aitab teil seedida ja läbi mõelda see väliskogemus, mis on tänase foorumi raames. Ma usun, et ka teil igal ühel, kes on selle valdkonnaga seotud või kes siiralt tunneb huvi ja kes siiralt elab kaasa Tallinna arengule, ma usun, et teil on igal ühel võimalus neid ideid siin nii proovida kui katsetada ja ma soovin teile edukat ja viljakat arutelu selleks, et meie ühine linn, meie ühine linnaruum saaks võimalikult ideaali lähedane. Ilusat foorumit teile!